Minu kõrval on Kevin Renno. Homme toimub Road to World League esimest korda. Miks selline uus sari? Jah, esimest ja kindlasti mitte viimast korda. Plaanis on seda teha 2 korda aastas. Miks see sari? Selles mõttes ta oli tegelikult selline täpselt ideaalne hüppelaud, mis tegelikult oleks võinud juba tulla enne suurte liigi. Aga nüüd me teeme seda tagant järgi. See liigi populaarsus lihtsalt näitas, et me ei jõua kõiki sportlaseid sinna ära mahutada. Eestis on juba see tase ka niivõrd erinev, et peabki olema üks vahepealne ala. See pink on järelikult poksijatest siis üsna pikk, jah? No nii ja naa. Et päris nii hea seis meil ei ole, et meil igas kaalukategoorias on tähti või siis võrdselt tugevaid. Et meil on teatud tugevad kaalukategooriad ja neid tugevaid on ja järelkasv on suur. Nii et see Road to the League täidab oma kohta, täidab oma eesmärgi. Õhtu ülesehitus on täpsemalt milline? Nii, Road to the League'i matšid ei ole kõik profimatšid võrreldes nüüd suure liigaga. Et meil on seal paar amatöörmatši soojenduseks, siis on semipro ja siis lõpuks on professionaalsed matšid. Nii nagu see noore sportlase karjäär peakski käima, et sul on kõigepealt amatöörmatšid, siis on semipro matšid ja siis on pro matšid. Ja õhtu üheks naelaks on siis 4 mehe turniir, mille võita siis lunastab endale T-liigile pääsme. T-liigile siis versus või samamoodi turniiri? Ei, T-liigile kõigepealt saab endale ikkagi soojendusmatši, sinna leitakse talle uus vastane ja niimoodi me üritame teha iga Road to the League. Ja iga kord ei hakka olema turniiri, et lihtsalt Road to the League on see vahe nii-öelda peatus, kust meie hakkame valima sportlaseid, noori sportlaseid T-liigile. Kuidas need sportlased välja valiti sinna, et kas seal ka on suurem selline tung, et kes on siis need noored mehed, kes saavad sellel korral ringi? No ütleme, et see septembri lõpus ei ole kunagi suurt tungi, sest juuni, juuli, august enamus klubisi puhkab. Et probleemi ei olnud nende kokkusaamisega, aga ei saa öelda, et suurt tunglemist ka oli. Ja üldse nüüd homne, laupäev-pühapäev meil toimuvad ka amatöörmatšid, K1 liiga ja Muay Thai liiga, et nende osalus või osavõtt näitab, et võib-olla oli see üritus tehtud septembris liiga vara. Et järgmine aasta võib-olla proovime oktoobris teha. Et paljud klubid alles alustavad oma tööd jälle peale suvepuhkust septembrist ja osavõtjate arv on väiksem kui tavaliselt. No siiski siin nende inimeste hulgas, sportlaste hulgas oli juba mitmekordseid Eesti meistreid Muay Thais ja nii edasi. Kes nendest sellised favoriidid on, kellel julgeks öelda, et no need mehed tulevad sealt läbi nagu raudsed rusikad? Ei, mina ei hakka siin favoriite välja tooma. Et kõik on põnevad, et minu jaoks on raske kaalumatš väga põnev. Minu jaoks on loomulikult minu enda üks poiss Andreas Kubinski versus Soome Palapol, kes on Eestis käinud ja juba 2 väga tugevat poissi võitnud. Nii et nüüd on näha, kas siis Kubinski teeb tagasiseisu 2-1 Eesti versus Soome Palapoliga. Ja lõpetuseks, millal Kevin Rennot võiks veel näha kunagi ringis? Et tegemist on ju siin ikkagi maailmameistriga ja nii edasi, et täna ta küll kasvatab ja treenib uusi maailmameistrid peale, aga kas võib juhtuda, et Kevin Renno astub ise ka veel kunagi ringi? Ma arvan, et iga T-liig näeb mind ringi astumas, kui ma annan ühe karika üle. Aitäh sulle, Kevin!